püha vaimus ja on palju asjad, mis meil on tõesti ühine. Aga mis me ütleme mõnikord seletuseks, et mis siis eristab nelipühi kirik, on see, et me väga rõhutame seda püha vaimu kogemus, et me kogeme Isanda püha vaimu läbi. Ja täna on ka see võimalus meil, me tuleme kokku siia Jumalat teenida ja Jumala sõna kuulda ja ülistada Jumalat. See on meie võimalus ka astuda Jumala ligiollu ja otsida teda, tulla tema ette ja valata välja oma südameid tema ees, anda talle oma tänud, anda talle oma mured ja kogeda teda. Ja ma tahtsin täna siin alguses ka lugeda ühte loo, kus üks inimene kogeb erilisel viisil Jumala ligiolu. Ja siis see on teise Moosese raamat, see on 3. peatükist, kus Jumal kutsub Mooses. Seal on selline pealkiri, Jumal kutsub Moosese ja siis ütleb, Mooses karjatas oma äia, Midjani preestri Jitru lambaid ja kitsi. Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Horebi juurde. Seal ilmutas ennast temale Issanda ingel tuuleleegis keset kibuvitsa pöösast ja ta vaatas ja ei näe kibuvitsa pööles tules. Ja kibuvitsa pöösast ei põlenud ära. Ja Mooses mõtles, ma pöigan kõrvale ja vaatan selle imet, miks kibuvitsa pöösast ära ei põle. Kui Issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa pöösast ja ütles, Mooses, Mooses, ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära tule siia, võta jalad siit jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ja siis Jumal räägib Moosesele edasi, aga sinna oli mul, kui ma ette valmistasin natukene, olin palves, tuli see mõte mulle, et mis on see, mis teeb midagi üks pühaks paigaks. Et just see mägi, Horebi mägi iseenesest nii oluline ei olnud. Ta oli üks ilus mägi ilmselt, ma ei ole käinud. Ja see kibuvitsa pöösas ka ei olnud mingi püha pöösas, aga see on seal, kus Jumal on, seal on püha paik. Ja Jumal on tegelikult igal pool. Nii et igal pool, kus me kohtume Jumalaga, võib-olla üks püha paik meile. Ja täna hommikul me ei pea hakkama oma jalad siit jalast ära võtta, aga tuleme Jumala ette ootusega ja avatud südamega ja taibame ka seda, et see paik on püha, sellepärast, et Jumal on püha. Ta on püha, ta on nii püha. Nii et see on eriline, see on erandatud paik, see veidike aega, mis meil siin on täna. See võib olla üks väga eriline aega. Nii et tuleme Jumala ette ülistuses, end valmis sättida. Aga mina teen ühte palve ja siis alustame.